Ärikäik. Ja tervist, head kuulajad! Ärikäik on täna eetris oma juba 11. osaga ja saatejuhtideks nagu ikka Gert Tavasalu ja Berta Kortfelder. Täna räägime me Kristjan Vanaseljaga. Tervist! Tere päevast! See ettevõtlik mees on siin juba 10 eest loonud sellise ettevõtte nagu GoWorkabit. Kui mõelda, et see oli aasta siis 2013, siis kuidas juba nii ammu selgeks sai, et selline nagu platvormipõhine tehnoloogiline tööampsumajandus üldse nagu niimoodi lendu võib minna? Ei olegi kindel, kas see nagu kohe algusest peale oli selge, et sellest peab kujunema selline platvormimajanduse osa. GoWorkabiti sünnilugu on tegelikult täiesti konkreetne. Mina ja GoWorkabiti kaasasutaja Kei töötasime tegelikult personalirendi ettevõttes Manpower väga pikalt, aastaid ja aastaid. Ja seal kuskil 2012-2013 aasta mingisugusel ajahetkel läksime me kohtuma tolleaegse Baltika personalijuhi Liina Kipastoga ja müüma talle siis personalirendi teenust nii-öelda Manpoweri nime alt. Ja Liina võttis meid sõbralikult vastu ja kirjeldas Baltika väljakutseid. Ja need väljakutsed olid sellised, et nad päris täpselt ei tea, millal, kui palju kaupa neil laevade ja konteineritega saabub ja nad saavad seda teada sellel ajahetkel, kus nad teevad konteineri uksed lahti ja näevad, kui palju seal siis reaalselt kaupa on. Ja võib-olla veelgi olulisem, kas see kaup on aluste peal ja võimalik kiiresti maha laadida või tegelikult on see käsitöö. Ja teadaolevalt jaemüügis on ju niimoodi, et mida kauem kaup kuskil seisab, seda suurem on kulu ja mida kiiremini saab see poodi kauplustesse riidepuudele turvaelemendid külge, seda kiiremini saab sellest tegelikult ettevõtte jaoks raha. Ja Liina ütles meile, et väga tore, et te tulete personalirenti pakkuma, et meil selle järgi oleks vajadus, aga see vajadus selgub meil põhimõtteliselt üks päev ette või mõni tund. Ja siis me suudame hinnata, kas meil on vaja 2 või 3 inimest appi, et see kaup maha laadida, laiali pakkida, lahti pakkida, riidepuude peale panna, turvaelemendid külge ja poodi saata. Ja kas Manpower suudab meile nii kiiresti seda tagada? Ja tavapärane protsess tol ajal personalirendi ettevõtetes ja ega seal väga palju tänaseks muutunud ei ole, on ikkagi see, et võetakse kliendi käest tellimus ja siis minnakse turule neid inimesi otsima. Ja see tundus ja oligi tol hetkel vägagi pikk protsess ja selliseks 1-2 päevaks tegelikult ega ükski personalirendi ettevõtte väga ei viitsinud ka vaeva näha, sest see tulu, mis sealt tuleb, on niivõrd väike. Aga samal ajal Manpoweris töötades tegelikult nägime me hästi palju ka juba neid inimesi, kes tulid meie juurde jutuga, et väga tore, tahaks tööd teha küll, tahaks teha natuke teistmoodi, natuke omadel tingimustel, et ise valida, millal ma tööle tulen, kui tihti ma tööl käin, millise graafiku alusel ma käin. Ja neid 2 osapoolt, kui me Keiga sõitsime tagasi oma kontorisse Tartusse, kus me tol hetkel pesitsesime, siis me autos arutasime ja mõtlesime, et kurjam küll, et meil oleks vaja ikkagi mingisugust tehnoloogilist lahendust, mis need 2 osapoolt omavahel kiiresti kokku viiks, kuna on inimesi, kes on valmis paindlikult tööd tegema, ja on ettevõtteid, kes tegelikult kiiresti vajavad endale lühiajaliselt inimesi sisse. Äkki neid ettevõtted on rohkem ja äkki neid inimesi on rohkem. Ja sealt see GoWorkabiti idee tegelikult alguse sai. Aga millised on olnud sellised kõige olulisem nagu arenguetapid nüüd selle viimase siis 9 aasta jooksul? No GoWorkabit, mis ta oli aastal 2013 või 2014 aasta alguses, on tegelikult muutunud väga palju. Et jah, see kiirabiteenus on GoWorkabitis endiselt olemas ja moodustab meie ärist selline 30-40%. Aga aastate jooksul oleme rohkem ja rohkem aru saanud, et see meie platvorm või meie teenus peab
tegema rohkemat kui lihtsalt sellel kõige kriitilisemal ajahetkel ettevõtteid hädast välja aitama. Sellest nii-öelda kiirabiteenusest, kust kaudu kliendid meie juurde esialgu jõudsid, arenes aegapikku välja selline tõdemus klientide poolt, et kõik on väga tore, et need inimesed, kes teie kaudu tulevad, on väga tublid, töö saab tehtud, platvorm toimib väga kiiresti, aga jube tüütu on iga kord tulla, panna uuesti üles kuulutus, valida laekunud inimeste seast välja need parimad, loota, et need inimesed, kes tulevad, on täpselt sama head kui eelmine kord. Palju mugavam oleks see, kui me suudaksime tegelikult hallata mingit oma kindlat gruppi inimesi juba, mugavamalt tagasi kutsuda neid, kes on meie juures juba varem käinud. Ja sealt tegelikult on arenenud GoWorkabiti sees välja selline paindliku tööjõuhaldus, mis on meie äris tegelikult suurem osa, kus on küll vähem kliente, aga need mahud on seal märkimisväärselt suuremad. Ehk siis ettevõtted kasutavad täna GoWorkabiti väga paljuski oma muutuvate tööjõuvajaduste katmiseks, mitte enam ainult kiirabilahendusena, vaid sellise strateegilise lahendusena, kus neil ongi oma enda meeskonnad kokku pandud. Ja kuna ettevõtete töömahud muutuvad, siis need samad inimesed on tegelikult saavad endale selle paindlikkuse ise valida, millal ja mis ajal nad ennast graafikusse kirja panevad ja millal nad üldse tööl käivad ja millise ettevõtte juures, aga teisalt ettevõtete jaoks tekib sinna kindlam seltskond inimesi, kes nende juures püsivamalt ja pikemalt tööl käivad ja katavad ära just need kõige kiiremad hetked, kui rohkem inimesi vaja on. Kas see on nagu selline reserv siis nii-öelda? Ta isegi ei ole reserv enam, vaid väga mitme ettevõtte jaoks on ta strateegiline valik, kus näituseks 70% kõikidest oma tööjõuvajadustest kaetakse ära oma enda püsiinimestega, aga kõik, mis sellest 70% üle jääb, ehk siis mõnikord on seal, see töömaht võib kõikuda sulle 120-130%, siis seda hallatakse läbi nende paindlike töötajate, keda siis võetakse appi läbi GoWorkabiti. Ja need inimesed on püsivad, seal võib olla, et mõnel nädalal on sul vaja 50-60 inimest ja mõnel teisel nädalal tegelikult on see vajadus sul 10. Ja siis 150, 60 ja 10 vahet hallatakse läbi GoWorkabiti. Või võtame näiteks nüüd, kohe jõuame suvisesse hooajatööde sellisesse ajajärku, mis iga aasta maist kuni augustini ettevõtteid ees ootab. Ja on väga palju äriüksusi, kaasa arvatud näiteks restoranid, jaekaubandus, ka osad sellised teenindus- ja tootmisettevõtted, kes väga pikalt ei suuda ette ennustada, näiteks toitlustuses sul on terrass ja see sõltub ilmast, et kui palju sul tegelikult inimesi vaja on. Ja see, kuidas senini on käitutud, on tegelikult üritatud mehitada ennast suve alguses maksimaalselt, võtta tööle nii palju inimesi, kui on see maksimaalne piir ja katta siis kogu oma suvine tööjõuvajadus nende inimestega ära. Aga see tähendab seda, et tekivad alatunnid, tekivad ületunnid ja see on kulu ettevõtte jaoks. Palju lihtsam on, kui sul on olemas, nimetame teda siis reserviks või selline paindlik meeskond, keda sa saad jooksvalt kogu aeg, iga nädalaselt, iga päevaselt muuta ja sellega muuta ka oma kulu ja sul on alati olemas head inimesed, kes aitavad sul selle töö ära teha. Et see on tegelikult see, millega GoWorkabit peaasjalikult täna tegeleb. Kui me nii võtame, siis see paari aasta tagune piirangute aeg nagu muutis tohutult tegelikult Eesti tööturgu ju, sellepärast teeninduses muutus palju, kodukontorid tulid. Kas teie nagu seal platvormi kasutajate seas ka näete või kas te olete näinud mingit nagu konkreetset muutust, kuidas see teie tegevust on mõjutanud või üldse tööturgu muutnud? GoWorkabit on selles mõttes nagu hea indikaator, mis majanduses saama hakkab. Kui me vaatame oma statistikat, siis meile tundub, et me näeme majanduse kõikumisi umbes 2-3 kuud ette. Esimesena tõmmatakse ju alati kokku ja see ongi tegelikult ju GoWorkabiti ärimudel. Või ütleme, meie ärimudel sõltub sellest, mismoodi läheb majandusel.
ehk siis, et esimesena üritatakse kokku tõmmata tööjõudu sealt, kust teda on kõige lihtsam teha, et sa ei pea hakkama koondama, vaid sa võtadki need paindlikud inimesed ja sa lihtsalt ei telli neid töötunde, eks ju, või sa ei vaja neid töötunde. Ja me tegelikult näeme niisugune 2-3 kuud oma mahtudes ette, kui majanduses hakkab midagi juhtuma. Kui ei oleks tulnud Covidit, siis tõenäoliselt oleks olnud meil see keeruline majandusolukord, nagu meil on täna 2020. aasta kevadel. Me nägime 2019. aasta sügisest alates kukkumist oma tööjõumahtudes ja nad ei jõudnud nii-öelda liiga palju kukkuda, sest 2020. aasta kevadel läks kõik kinni. Ja siis toimus väga kiire muutus ka meie platvormil, kus nii-öelda füüsilised töökohad asendusid küll ka füüsilistele, aga näiteks e-kaupluste komplekteerimised, eks ju, kus hästi palju oli tööjõudu vaja. Ja 2021. aasta alguses, kui hakkasid piirangud kaduma, siis me tegelikult juba seal detsembris, jaanuaris klientidega kohtudes ütlesime, et kõik need töötajad, kes on teie juurest olnud kas kodus lihtsalt tootel või kelle te olete sunnitud olnud koondama, kõik nad teie juurde tagasi enam ei tule, sest nad on harjunud selle kuidagi teistsuguse elurütmiga. Nad on näinud, et saab elada ja töötada kuidagi teistmoodi ja nad ei tule nendele traditsioonilistele füüsilistele kaubandus- või restorani või ka laotöödele nii aktiivselt tagasi, vaid osa neist tegelikult jääb kõrvale. Nad tegelevad muude asjadega, nad on leidnud endale mingid muud väljakutsed. Enamik kliente ütlesid meile, et ei, et seda ei juhtu, et meil ei teki mitte mingisugust probleemi 2021. aasta kevadel, kui kõik piirangud ära kadusid, värvata endale uusi inimesi. Ja tegelikult, mis juhtus, kui majandus hakkas, ütleme niimoodi, et vajadus tööjõu järele ja tegelikult ka majandus hakkas kiiresti kasvama, siis väga suur hulk ettevõtteid oli tegelikult väljakutsete ees, et neid inimesi tegelikult tööturul enam ei olnud. Ja kui ma rääkisin ennist seda nii-öelda majanduse kõikumist, siis meie jaoks hakkasid taaskord mahud mõnevõrra kukkuma pärast seda Covidi järgset kriisi eelmise aasta oktoobris, novembris. Ja nüüd kvartalisse me näeme tegelikult seda negatiivset negatiivset majanduskasvu ja majanduse langemist, eks ju. Ja võib-olla mis on nüüd selline võib-olla päikesekiir on see, et alates siin veebruarist on GoWorkibiti mahud jälle 20-25% iga kuu kasvanud, mis võiks anda väikese signaali, et äkki me oleme mingisugusest ühest august läbi käinud ja ehk nüüd võib hakata jälle nagu paremuse poole minema, kuigi olgem ausad, seda ebakindlust on täna ikka jube palju. Võtaks natuke nagu pikemalt, et te olete tegutsenud siin juba peaaegu 10 aastat, et kuidas sellest ajast saadik see tööturg on nagu muutunud Eestis? Kui me võtame sellest nagu tavapärast tööampsamist, siis 2013. aastal, kui me alustasime, et seda terminit tegelikult ei kasutatudki, et selle me üritasime ise, või mitte ei üritanud, vaid mõtlesime ise välja, et mis oleks see, mis iseloomustaks, mis ei oleks nagu haltuura, kuna sellel on nõukogude ajas selline negatiivne märk küljes ja jõudsime siis selle tööampsuni. Ja täna õnneks on see läinud hästi laia käibesse ja juba, ma ei tea, seaduseelnõudes ja kuskil töötukassa mingisugustes teenustes on ka tööampsamine sees, et see on selles mõttes hästi kihvt, et seda on tore näha. Aga mis on kindlasti muutunud, on see, et inimeste ootus sellele, kuidas ma tahan töötada, millal ma tahan töötada, see on kohutavalt palju muutunud. Ja see ei ole kindlasti olnud nii-öelda ainult GoWorkibiti teene, et meie juurde on jõudnud inimesed, kes on avastanud, et tegelikult saabki ju paindlikumalt töötada ja ma ei tea, teiste tööde kõrvalt midagi teha, aeg-ajalt midagi põnevat või proovida või katsetada, vaid pigem nii-öelda meie käime selle trendiga kaasas ja üritame natukene nagu tabada ette, et mis järgmiseks saama hakkab. Aga kui ma vaatan oma kliente, siis
tegelikult nad ju põhimõtteliselt maadlevad kõik nende samade väljakutsete ees, et olgu nad siis kaubandus, tootmine, teenindus, hotellindus, kõik inimesed, kes tulevad nende juurde tööle, tahavad dikteerida ette seda, millise graafiku alusel nad tööl käivad, kui tihti nad tööl käivad, mida nad teevad, ehk siis seda paindlikkust ka nendel võib-olla lihtsamatel ametikohtadel on rohkem juurde tulnud. Lisaks kodukontoris töötamine, et ma just vaatasin siin mingisugust Ameerika statistikat, et kontorite või äripinnad on et see täituvus ei ole ikkagi taastunud, inimesed ei ole kontoritesse tagasi tulnud ja ettevõtted nii palju, kui nad ka üritavad neid inimesi kontoritesse tagasi sundida ja suunata, pigem jäävad selles kaotajaks. Et tööturg on kindlasti muutunud, kui me alguses 2013. aastal, 2014. aastal arvasime, et see meie kasutajakrupp on selline noor üliõpilane, kes tahabki hästi palju erinevaid asju teha, siis selles me oleme küll eksinud. Et meie ideaalne kasutaja on ikkagi selline 30, 40, 50 plussi ikkagi nagu juba nii-öelda tööturul kogenud inimene, kes erinevatel põhjustel siis soovib kas siis täiendavalt mingisugust tööd juurde saada ja paindlikult oma muude tegemiste kõrvalt seda teha või ongi valinud enda jaoks sellise tee, et jah, see sobibki mulle, et ma käingi igas kuus täpselt nii palju tööl, kui ma tahan. Ja see noorem generatsioon on küll väga oluline meie jaoks, aga nende tööl käimine on oluliselt kaootilisem ja ajutisem, et nad kasutavad võib-olla GoWorkabiti 1-2 korda kuus, siis 3-4 kuud neid ei ole, siis nad jälle tulevad, teevad ühe päeva kuskil, nii et nemad on võib-olla mitte kõige püsivam selline kontingent GoWorkabiti kasutajatest. Aga kui te nii-öelda vaataks kõrvalt kogu seda platvormi, siis kellele te ütleksite, et see kasulikum on kõike arvestades näiteks kasutusmugavust, nii-öelda personalikorraldust, võib-olla, ma ei tea, maksude ja palgapoliitikat arvestades, kas töötajale või sellele tööandjale, kes neid inimesi sealt leiab? See kasu peab olema mõlemapoolne. Me ei saaks nii-öelda turuplatsina või marketplace'ina selles mõttes toimetada, kui me ühele või teisele poolele ei suudaks seda väärtust luua. Et me oleme algusest peale tegelikult enda jaoks vähemalt püüdnud sõnastada seda niimoodi, et GoWorkabit saab oma teenuseid pakkuda ainult siis, kui meil on olemas ka see kasutajabaas. Ehk siis me peame püüdma kogu aeg seda kasutajabaasi, teda tajuda, tema soove ja ootusi kuidagi silmas pidada. See ei ole alati kõige lihtsam, sest nad on jube erinevad. Nende profiilid, nende ootused, motivatsioonid, miks nad GoWorkabitis midagi teevad, on väga erinevad, aga see ei ole alati ainult see number 1, ehk siis raha teenimine, see on küll seal tipus, 3-4 peamise põhjuse seas, aga just see põhjus, miks ja nende valik, et miks nad just täpselt seda tööampsu või tööd tahavad tegema minna või selle sama ettevõtte või selle ettevõtte juurde minna midagi tegema, et need on väga erinevad, et seda kasutajagruppi või kasutajagruppe isegi väga erinevaid persoonasid õnnelikena hoida on päris suur väljakutse. Aga seal kõrval me ei saa seda ettevõtte poolt ära unustada, sest ühelt poolt tahame me teha neid kasutajaid õnnelikuks, kellel oleks võimalik erinevates kohtades tööl käia, selleks on meil vaja neid ettevõtteid ja väga palju erinevaid ettevõtteid, kes suudaksid seda pakkuda ja teiselt poolt tahame nendele ettevõtetele pakkuda siis neid motiveeritud häid töötajaid, ehk siis me peame igal juhul mõlemale poolele tähelepanu pöörama. Ja me kindlasti ei ole läinud seda teed, et püüda leida ettevõtete jaoks siis kuidagi maksude optimeerimise kohta, et me ju tegelikult ei toimi kui platvorm, vaid me tegelikult toimime ikkagi kui personalirendi ettevõtte põhimõtteliselt, mis maksab kõikide inimeste eest ära tööjõumaksud. Jah, küll ettevõtte maksab meil selle lõpuks kinni, klient, aga need inimesed, kes tegelikult teevad meie juures
piisaval hulgal tööd, saavad meie kaudu tervisekindlustuse, kõik nende teenitud tasud lähevad arvestusse, kui nad soovivad või lähevad lapsehoolduspuhkusele, ehk siis, et sotsiaalmaksuga maksustatud tulud on nad kõik. Et seal me oleme väga selgelt teinud selle valiku, et me algusest peale kohe nii-öelda teadlikult maksame kõik maksud ära, selleks, et anda inimestele võimalus siis ka sellest muust sotsiaalsest nii-öelda osa saada. Kes on siis teie nagu peamised konkurendid, kas teised sellised nagu tööampsu äpid või asjad või traditsiooniline nagu tööjõuvahendus? Eks nad mõlemad. Ja võib-olla ma isegi siia juurde tooksin veel kolmanda ettevõtted ise. Ehk siis, et veel endiselt ju väga palju ettevõtteid maadleb küll tööjõupuudusega, aga üritab sisemiselt korraldada kõiki neid asju, kas siis läbi ületundide, proovides koormata veel rohkem oma enda töötajaid või siis värvates endale nii-öelda rohkem ja rohkem inimesi väikese ülekoormusega sisse, eks ju, või ülekattega. Et võib-olla see ettevõtete kõige keerulisem ongi võib-olla läbi aastate olnud ettevõtete erinevate selliste vastuargumentide murdmine, et kui me 2014. aastal alustasime, siis ei olnud neid ettevõtteid kuigi palju, kes oleks öelnud, et juhuu, muidugi, et tulge ja hakkame kohe pihta, et enamikel oli ikkagi see põhjendus, et 1-2 päevaks meie ettevõttesse kedagi nagu sisse võtta isegi kõige lihtsama töö peale. Pole võimalik. Meie värbamisprotsess kestab 2 nädalat, siis inimesed hakkavad sisse elama, seejärel on meil see nii-öelda koolitus, 3-4 kuu pealt hakkavad nad alles meile tagasi tootma. Ja see oli ka kõige lihtsamate ametikohtade puhul, kus meile seda kirjeldati ja siis kui me küsisime, et kui suur on sinu iga-aastane kaadrivoolavus, et kui palju sul tegelikult nii-öelda inimesi lahkub või mis see keskmine eluiga sinu ettevõttes inimestel on, siis väga suurel hulgal ettevõtetel sellel ajal, kus tõesti tööjõuvoolavus oli väga suureks probleemiks, et see on meil niisugune 3-4 kuud, et siis meil tegelikult vahetub praktiliselt kogu personal välja, siis ütled, et seal ongi ju probleem, et kui sa 4 kuud pead koolitama ja 4 kuu pärast pead sa hakkama uusi inimesi värbama, et siis võib-olla tasuks hakata välja mõtlema, et mis on need efektiivsemad võimalused, kuidas oma inimesi kiiremini sisse saada, et nad kiiremini alustaksid nagu tööd ja võib-olla ikkagi on võimalik ka neid tühjasid auke, mida tol ajal oli ettevõtetel jube palju, täita sellise paindliku tööjõuga, kes tulevad sisse küll mitte täisajaga, aga näiteks, et kui sul on 2-3 täisajaga positsiooni, mis sul vajavad täitmist, jaga need ära 6-7 inimese vahel. Võta 6-7 GoWorkabiti sellist paindlikku töötajat, pane see graafik GoWorkabiti ülesse ja need inimesed täidavad sul 100% selle ära ja lõppkokkuvõttes sinu jaoks on ju oluline, et töö saaks tehtud, mitte see, et seda teeb kindlasti üks sama inimene. Et seda võivad omavahel jagada väga vabalt ka 2 ja 3 inimest. Ja see on see, eks ju, mida me tegelikult täna nüüd peaasjalikult klientide jaoks teeme, et kes on hädas võib-olla endale sobivate inimeste leidmisega tööturult või kus tööturul toimuvad kiired muutused ja nad peavad sellega kohanema, et inimesed liiguvad kiiremini nende ettevõttest sisse ja ettevõttest välja, siis võib-olla ongi mõistlik seal kasutada hoopis sellist paindlikumat tööjõudu, jagada oma FTE-d ehk siis full-time employee need kohad mitme erineva inimese vahel ja saada oluliselt lihtsamalt väiksema närvipinge ja ajakuluga ja tegelikult ka rahalise kuluga kogu töö enda ettevõttes tehtud. Aga kui nii-öelda kasutajate vaatest vaadates, kas te oskate välja öelda näiteks mõned sektorid või kui saab siis isegi ettevõtted, mis on nagu sellised suuremad saarid, kuhu tahetakse minna? Need on aegade jooksul väga erinevaid olnud. Peamised sektorid, kus GoWorkabit traditsiooniliselt väga tugev on kaubandus, logistika, hotellindus, majutus, restoranid, kus praktiliselt kogu Eesti suuremad ettevõtted on GoWorkabiti kliendid ja
ja võib-olla kõige populaarsemad tööd nagu alati on need, mida meil liiga tihti ei ole, vähemalt täna veel mitte, see on see, millega me täna tegeleme, kus inimesed tahavadki kodus arvuti taga istuda ja ma ei tea, Exceli tabeleid puhastada, mingeid kontakte kuskilt otsida ja mis väga paljude ettevõtete jaoks on veel selles mõttes ka natukene selline avastamata koht, et me oleme GoWorkibitis ise aastate jooksul avastanud, et kurjam, miks me sellega ise tegeleme. Anname varem selle töö mõnele tööampsajale, kas või, ma ei tea, ettevõtete kontaktide otsimine või mingisuguste ettevõtetega meie enda klientide läbihelistamine, müügivõtmised aru saada, et missuguses kohas nad on, või meie kasutajatega intervjuude tegemine, et selliseid asju me oleme oma ettevõttest väga palju andnud tööampsajatele välja ja sinna on alati kümned, et mitte öelda 100 kandidaate, kes tahavad kindlasti seda tööd teha. Ja ei ole harvad juhud, kus kliendid jõuavad meie juurde ja ütlevad, et ma ei tea, et mul on siuke töö, mida ma ise küll teha ei viitsi ja mul ei ole ka ühtegi töötajat, kes seda teha viitsiks. Et ega teil ka vist selliseid inimesi ei ole. Ja siis panevad selle kuulutuse üles ja seal on 100 inimesi tõesti, kes reaalselt tahavad minna tohutu motivatsiooni ja entusiasmiga ja väga hästi teevad need asjad ära, sest see on nende jaoks huvitav, uus, midagi põnevat ja nad on selles head. Enamasti vist ikkagi on teil nagu lihttöö kõige suurem osa, aga mis on kõige nagu siukesem kõrgemat kvalifikatsiooni nõudev tööamps, mis teile pähe tuleb, mis on teile pandud sinna platvormile? Ma arvan, et need samad mingisugused IT-alased alates kodulehtede tegemisest kuni siin mingisuguste andmebaaside korrastamiseni, ma pean siin silmas siis IT-alaseid mingisuguseid andmebaase, mitte lihtsalt nii-öelda Exceli tabelitest andmete otsimist. Ka tegelikult tänapäeval juba suhteliselt küll lihtne amet, aga hakkab rariteediks muutuma, kui meil on vaja siin, ma ei tea, DE kategooria autojuhte, et siis ega neid väga palju leida ei ole, et ka sellistele ametikohtadele tegelikult GoWorkibitist on inimesi leidunud, et neid on väga palju neid valdkondi, kus tegelikult on võimalik sellist paindlikku projektipõhist või osaajalist töötajat kasutada ja me täna oleme ka laiendanud, kui ma just vaatasin eelmise aasta statistikat siin aasta alguses, et lisaks nendele 3 või 4 meie põhisektorile, et eelmisel aastal tegelikult oligi kasvanud kõige rohkem selliste muudest sektoritest tulnud töökohtade arv, kus ma ei tea, alates siin meelelahutusest ja mingisugustest ürituste korraldamisest kuni siis tõesti selliste kontoritöödeni välja, kus võetakse assistente, turundusassistente projektipõhiselt endale appi, sest me oleme tavaliselt harjunud, et ka sellised turundus- ja müügipositsioonid, et kui me võtame ühe inimese endale tööle, et siis tema teeb nagu kõik need asjad ära. Tegelikult on tänapäeva turundus või ka müük niivõrd keerukas, et teinekord ongi mõistlik jagada see väiksemateks sellisteks projektipõhisteks töödeks, et üks turundaja ei ole samavõrd hea contenti kirjutaja, sotsiaalmeedia turundaja, ma ei tea, siin mingisuguste klientidele müügi turunduse poole peal, vaid võib-olla on mõistlik leida igale sellele konkreetsele tööle just täpselt see inimene, kes selles ennast kõige kindlamini ja kõige paremini tunneb. Ja see on see, kus GoWorkibitist on abi saadud. Aga kui võtta nagu edasine areng, siis milliseid näiteks ettevõtjaid ja pakkujaid oleks sinna juurde vaja? Ja kuidas üldse inimestega on? Sellepärast, et ma ei tea muidugi, kui adekvaatsed need numbrid on, näiteks siin viimased kvartalid näites kuni 360 töötajad kvartalis, nii-öelda Maksuameti andmete järgi. Et kas neid inimesi oleks juurde vaja ja milliseid inimesi? Hakkame siis inimestest peale, et Maksuameti andmed, me isegi ei tea, et kuidas nad taandavad neid kas täistööajale või mis iganes. GoWorkibiti kaudu käib iga kuu tööl kuskil 1500-2000 inimest. Jah, mõni neist teeb ainult 1 päeva, kuskil mõni neist teeb 10 päeva, mõni neist mõnel kuul 20 päeva tööd ja kokku aasta jooksul on meil kuskil 8000 inimest, aga jah, põhimõtteliselt me anname
ma ei tea, 30 000 töötundi kuus, mis on selline päris Eesti suur ettevõte juba, kes nii palju töötunde tegelikult teeb. Huvitaval kombel alates 2013. aasta seal detsembrist, kus me kasutajad hakkasid meie juurde liituma, kuni tänase päevani on meie keskmine uute kasutajate liitumiste arv püsinud enam-vähem sama. Kuskil 2500 inimest iga kuu liitub GoWorkabitiga ja teeb esimest korda siis nii-öelda konto meie juurde. Ja see on meie jaoks nagu täiesti üllatav, et tänaseks oleme enda juurde koondanud juba selline 250 000 Eesti inimest, kes omavad GoWorkabitis kontot, kes loomulikult igapäevaselt, igakuiselt meie juures ei tööta ja kelle seas ongi väga palju kindlasti selliseid, kellele me aastate jooksul pole suutnudki midagi meelepärast pakkuda ja kellega on võimalik veel tegelikult tööd teha ja kellele midagi pakkuda. Aga jah, 1500-2000 nendest iga kuu käivad midagi tegemas. Ja sealt omakorda siis selline mitusada vahetub, et tulevad jälle uued, kes hakkavad tööd tegema ja osad nii-öelda kukuvad platvormilt välja. Aga kasvu mõttes on meil ju põhimõtteliselt 2 suunda, mida me täna ajame. Üks on laiendada vertikaale siin Eestis, ehk siis, et otsidagi üles järgmiseid sektoreid, ettevõtteid, ka teenuseid, millega meil on võimalik Eesti tööturule tuua juurde paindlikkust ja pakkuda inimestele siis võimalust oluliselt paindlikumalt oma tööelu korraldada ja teisalt selle olemasoleva lahendusega lõpuks ometi pärast 10. aastat on meil võimalik hakata taaskord proovima laieneda välismaale, eks ju, või väljapoole Eestit, et me täna ikkagi teeme tööd selle nimel, et isegi selles majanduslikult keerulises olukorras, kus me teame, et nendes sektorites, kus me oleme kõige tugevamad, ei ole täna just kõige paremad ajad, aga valmistada ennast Läti ja Leedu turul ette ja olla siis nii-öelda valmis selleks järgmiseks kasvuperioodiks, mida me näeme, et kui see tuleb, ega tööturul midagi paremaks ei muutu. Et see, et meil täna võib olla tööturul rohkem inimesi, kes on valmis püsivamalt ja niimoodi, ma ei tea, pikemaajalisemalt mingitel positsioonidel olema ja stabiilsemalt täisajaga või nii-öelda kuskil tööl käima, siis sellel hetkel, kus neil tegelikult tekib nagu võimalus hakata taaskord liikuma ja võimalusi tekib tööturule juurde, siis nad seda ka kasutavad. Ehk siis nad hakkavad ikkagi otsima endale meelepärast tööd. Aga jah, kasvamiseks on meil 2 kohta. Leida Eestis nendele inimestele, kes juba GoWorkabiti on tulnud, aga kellele meil täna võib-olla ei ole kõige paremaid tööampse enam pakkuda või veel pakkuda. Neile uusi vertikaale ja uusi sektoreid, uusi ettevõtteid, ka keerulisemaid töid, keerulisema väljakutsega töid. Sellega me tegeleme ja teisalt liikuda siis Eestist välja ja panna jalg maha lähiturgudel. Kas te olete mõelnud, et kuidas saaks nagu seda nagu just tööotsija jaoks kasutaja mugavust suurendada, sest et mina lugesin Levilas oli hiljuti lugu, kus üks ajakirjanik proovis erinevaid neid tööampsu lehti ja ta nagu rääkis, et nagu väga keeruline oli nagu saada tööle ja see võttis tohutult aega ja energiat, et saada tööle. Lennarti lugu oli Levilas väga hea. Meie jaoks võib-olla mitte liiga palju uudis. See oli see, mida ma ka ennist ütlesin, et ühe turuplatsi jaoks selle nimetatakse liquidityks või sellise tasakaalupunkti leidmine on üks hirmus keeruline töö. Eriti kui pole võimalik nagu lõpuni sul ette ennustada, kui kaua see kasutaja sinu juurde jääb, ükskõik, mida sa ka tema jaoks ei püüaks teha. Ma pean siin silmas just tegelikult seda tööotsija poolt. Mis on täna suur väljakutse on see, et esimese tööampsu saamiseks tuleb hirmus palju vaeva näha. Tulebki kandideerida 10-15 korda selleks, et esimest korda pardale saada. Peale seda, kui see esimene amps on tehtud, nagu ikka sellistes platvormides, eks ju, läheb sul see tööle saamine juba osaliselt lihtsamaks, sest sul tekib sinna reiting, sul tekib sinna varasemalt tehtud töö, sul tekib võib-olla ka juba üks ettevõte, kelle juurde sa saad korduvalt tagasi minna, sest ta on alati valmis sind tagasi võtma. Ja see on
tõenäoliselt see on meie jaoks nagu väljakutse, mida lõpuni ei olegi võimalik ära lahendada. Meil on võimalik seda parandada, ehk siis, et vähendada võib-olla seda negatiivse kogemuse hulka, mõelda läbi need kohad kogu selles nii-öelda kasutaja teekonnas, kus neid negatiivseid kogemusi tekib kõige rohkem, kuidas neid minimeerida. On ka fakt, et mida me oleme juba tänaseks eks ju teinud, et kui me näeme, et ettevõttele on kandideerinud piisav hulk juba neid inimesi, kes on tema juures varem käinud, siis me lihtsalt paneme selle kandideerimise nii-öelda uutele kandidaatidele, peidame need ametikohad ära, sest me saame aru, et neil tööle saamine seal on tõenäoliselt väiksem. Ja tõstame nende jaoks siis esile neid ametikohti, kuhu tegelikult neil on suurem tõenäosus ka tööle saada. Ja püüame neid ka siis juhendada ja aidata sellega, et mismoodi teha ennast nähtavaks või oma profiilis lahti kirjutada, miks just see töökoht, miks just see koht, kuhu ma tahan tegelikult tööle minna, mis tegelikult aitab kaasa ka tööle saamisele. Et see on suur väljakutse, me tegeleme sellega, me just eelmise aasta lõpust ka oleme suurema sellise kasutaja ja kliendi teekonna sellise uuringu, mitte ainult uuringu, vaid tegelikult parandamise ette võtnud. Aga ma kogemus ütleb, et see on töö, mis ei lõppe iial, et seal ei ole sellist ühtset lahendust, millega me saame öelda, et nii, nüüd on valmis ja nüüd on kõik kasutajad õnnelikud. Eriti, kui ma lähen algusesse tagasi, kus GoWorkabit käib käsi käes majandustsüklitega, siis mis juhtub? Kui majandus langeb, siis töösoovijaid tekib juurde, aga tööpakkumisi jääb vähemaks. Eks et sellel ajahetkel on meil nõudluspakkumine totaalselt paigast ära. Kui majandus hakkab kasvama, kõik on hõives, kõigil on 1 miljon võimalust kuskil tööd teha, siis me peame suutma neid kasutajaid just enda juurde meelitada, et ära katta siis nende ettevõtete ja klientide vajadused, kes sellel ajahetkel tegelikult meie käest abi ja täiendavat tööjõudu vajavad. Et sellepärast ma ütlen, et see ei lõppe iial ja inimesed muutuvad, mida me oleme ka näinud kogu selle aja või ütleme 10 aasta vältel, eks ju, et see kasutajagrupp muutub, nende motivatsioonid muutuvad, siin eelmise aasta algusest, eelmise aasta suvest alates, väga selgelt liigub täna üles see motivatsioon, et kurja hinnad on nii kõrged, et minu olemasolev püsitöö ei võimalda mul tegelikult enam mõistlikult ära elada, oma kulusid katta. Ma ei ole veel valmis nii-öelda kõikides oma kuludes päris nii kokku tõmbama, et ma ei tea, kodust loobuma või autost loobuma. Ja ainuke võimalus selleks neid nii-öelda kulusid katta on siis teha täiendavalt mõned päevad kuus tööd, et paarsada eurot oma eelarvesse, pereeelarvesse juurde saada. Et see oli märkimisväärselt kasvus meil või on tegelikult tänaseni. Aga kui üldse kasvust rääkida, siis tegelikult on hästi selgelt näha. Siin viimane majandusaruanne on 2021 ja sealt läks väga järsku üles kasum, suisa 200 000 aastas. Mis selle vahepeal nüüd toimunud on ja kuidas üldse edasi paistab minevad? See COVID andis meile suhteliselt tugeva tõuke. Me ka väga selgelt fokusseerisime sellele samale tööjõuhaldusele, kuna tol hetkel oligi näha, et see tööturg muutub väga pingeliseks. Eelmise aasta algus oli väga kiire kasvuga endiselt. Lõpp, nagu ma ütlesin, hakkas mahtude mõttes ära kukkuma, aga me oleme täna teinud väga teadlikult valikud ettevõtte sees, et me investeerime sinna kasvu. Ehk siis me kasutame seda aega täna selleks, et olla valmis selleks järgmiseks tõusuperioodiks, mis meie jaoks juba täna on tegelikult alanud ja teemegi tööd ja investeerime tegelikult koos partneritega siis sellesse nii kasutaja kui klienditeekonda parandamisse ja valmistame ennast ette ka Läti-Leedu turule sisenemiseks, eks ju. Et me eelmise aasta lõpetasime küll kasumlikult, aga mõnevõrra väiksema kasumiga ja see oli tegelikult väga paljuski tingitud sellest, et me võtsime endale inimesi juurde, investeerisime nendesse koolitustesse ja selle aasta loodame ka kasumis lõpetada, ehk siis, et meie eesmärk tegelikult on võib-olla tulla sellisest startupi
ettevõttest, kes ainult ja ainult investeeringu peal kasvab sellisesse jätkusuutliku äri kasvu, kus me küll võime kaasata raha, aga me kaasame seda siis ainult ja ainult nii-öelda uutele turgudele sisenemiseks, et need turud, mis meil toimivad või nii palju, kui meil on võimalik oma ettevõtte oma vahenditest investeerida nendesse kasvudesse, et siis seda me teeme. Et meil täna see puhver on piisavalt tugev ja kliendibaas samamoodi, et praegu on meil usku, et me suudame oma vahenditega toime tulla. Mainisite Läti ja Leetu laienemist, et kuidas seal nagu selle konkurentsiga on, kas seal on ka teil nagu sarnane mingi äpp, millel on suur turuosa? On Leedus, on üks kohalik suur personalirendi ettevõte, tõenäoliselt Leedu suurim, või äkki nad isegi on Baltikumi suurim, kui võtta Läti, Eesti kokku, Eestis on küll väiksemad, on Bureau, selline personalirendi ettevõte, kes on teinud siis oma väikese GoWorkibiti nimega workis.online, küll tehnoloogiliselt tõenäoliselt mitte selliselt tasemel, aga täidab enam-vähem samasugust eesmärki. Lätis on see turg vähem nii-öelda arenenud ja mis meie kasuks täna räägib, on see, et meil on täna Eestis tegelikult väga suur hulk tugevaid Pan-Balti kliente, kes küsivad meie käest, et millal te lähete Läti-Leedu, et meil on tegelikult väljakutsed on samad. Tööjõuturg Lätis-Leedus, jätame seadusandluse hetkel kõrvale, aga tööjõuturu olukord Lätis-Leedus on Eestile väga sarnane ja käib tegelikult täpselt sama jalga. On inimesi, kes soovivad paindlikumalt töötada, on ettevõtteid, kes soovivad kiiremini ja paindlikumalt endale tööjõudu kaasata. Jah, on nii-öelda ettevõtlus ja juhtimiskultuuri erinevus, aga meil on jah see võimalus, et me tegelikult saame vaikselt laieneda pilootprojektidega läbi oma enda klientidega, et siis testida turgu, vaadata, kuidas meil läheb ja siis juba kõvema häälega hüüda, et me nüüd oleme kõigi jaoks avatud. Kui konkurentidest rääkida, siis kodumaale tagasi pöördudes siin hiljuti oli väike skandaal, et üks ettevõte siin võttis selle teie sõnaloomingu tööamps, tõlkis selle ära Workbyte ja pani oma ettevõtte nimeks. Mis sellest sai? Meie poole pealt ei ole sealt midagi saanud. Minu jaoks on nagu see, et tekib konkurente. Siia võib ju tuua kõrvale Dreameri, kes Soomest juba pikalt üritab ja laieneb tegelikult nii Eesti turule, kui neil tõenäoliselt on ka suuremad plaanid veel. Seesama Workbit, et see annab tegelikult kinnitust, et see, mida meie teeme, on õige ja siin on nagu äri, kus teised näevad, et me suudame teha paremini kui GoWorkibit. Et eks siis meil on see paras hea väljakutse, et püüda olla neist alati sammu võrra ees ja püüda aru saada ka klientide käest, kes võib-olla konkurente kasutavad, et mis seal parem on, mis seal teistmoodi on, mida meil ei ole, et õppida ka nende tegudest. Aga GoWorkibiti kaubamärk on kaitstud kaubamärk ja see oli ka meie sõnum sellele noorele alustavale ettevõttele, et võib-olla valida endale nimi, mis ei eksita ka nende endi kasutajaid ja ettevõtteid. Et see oli ajendatud tegelikult sellest, et meieni jõudsid kasutajad, kes nii-öelda ütlesid või ka kliendid, et miks te mulle neid kirju saadate, et ma olen juba ju teie kasutaja. Ja siis kui me ütlesime, et aga see ei olegi meie ettevõtte, siis nad tegelikult ei saanud sellest aru. Ja see tekitab segadust nii klientide kui kasutajate jaoks ja lõpuks tekitab ta segadust ka nii-öelda äris, eks ju. Et me tegelikult toimetame ikkagi sarnases valdkonnas, teeme tööd inimestega ja personali valdkonnas, et see oli meie soovitus valida teine nimi ja meie hetkel vähemalt selle teemaga ei tegele aktiivselt,
et kui meile peaks taaskord rohkem ja rohkem hakkama mingisugust tagasisidet tulema klientidelt või kasutajatelt, et nad ei saa aru, eks me siis vaatame edasi, mis me teeme. Aga täna jah, meie jaoks on see teema laualt maas. Aga nüüd on aeg meie traditsioonilise lõpuküsimuse jaoks, et rääkige kõige rajum lugu GoWorkabit ja suvepäevadelt, palun. Nii rahulikud inimesed, GoWorkabit on ju selline ettevõte, kus me oleme algusest peale teinud otsuse, et meie kontoris ei tööta, et igaüks töötab seal, kus ta ise tahab. Puutumegi kokku, võib-olla kogu tiimiga kord kvartalis. Et kui me oma kvartali eesmärke seame ja siis suvepäevad mõnikord langevad sinna alla, et siis need inimesed on kõik sellised rahulikud, et raju on nüüd võib-olla palju öelda. Ma küll ühe asja ütlen ära, see on võib-olla selline juhtimisalane, et me oleme aastaid teinud suvepäevi ja tegelikult ka oma talvepäevi niimoodi, et oleme otsustanud, et teeme päeval mingisugust töövärki ja siis õhtul või järgmisel päeval teeme seda lõbu ka. Aga nüüd siis eelmisel aastal lõpuks töötajad tegid suu lahti ja või kui me küsisime vist nende käest, et kuulge, et kuidas me võiksime jätkata, siis esimene vastus oli kohe see, et unustage see kuradi tööosa ära. Et saame kokku, teeks nüüd nagu mõnikord midagi lihtsalt lõbusat ka, et kui sa oled päev otsa töötinud, siis õhtul oled sa nii zombi, et sealt ei tule enam midagi välja. Nii et nüüd me oleme sellest ühildamisest loobunud, et püüda olla hästi efektiivsed ja kui me juba näost näkku kokku saame, et teeme siis juba näost näkku mingit tööd ka. Aga jah, võib-olla nii-öelda rajum lugu, raju ta ei ole, aga et võib-olla jälle strateegilise juhtimise poole pealt, et kuidas teha vigu, et eelmisel aastal mul on alati nii-öelda au käia poes ja siis osta poest igasugust kraami, et mida siis suvepäevadel süüa või juua. Ja siis eelmine aasta oli ka, et pikk nimekiri asjadest, igaüks saab kirja panna, mida ta sealt soovib. Tihti on seal selliseid asju nagu mingisugused taimetoidu teemad, mida ma pean mööda poodi tunde taga otsima, sest ma lihtsalt ei tea, kus need asuvad. Aga jah, eelmine aasta siis ma läksin poodi, et vaja džinni ja rummi ja sinna siis see laimi. Ja siis ma vist ostsin, ma ei tea, 7 kilo laimi või. Arvates, et seda ikkagi ju kulub nendesse kokteilidesse. Ja siis lõpuks, milliseks need suvepäevad kujunesid, et oli küll džinni, oli rummi, oli ka hästi-hästi palju laimi, 7 kilo, aga mis lõpuks nagu kiiresti otsa sai, oli loomulikult Coca-Cola ja toonik. Ja sellest siiamaani hõõrutakse mulle seda valikut nina alla, et mulle selliseid ülesandeid ei maksaks tulevikus anda, et muidu me joomegi ainult džinni laimiga ja peale joogid jäävad kuskile mujale. Selge, aga aitäh tulemast ja aitäh kuulamast. Aitäh kutsumast.